Mina olen Priit, Rulo brändi looja ja vastutan igapäevaselt ettevõtte müügi ja turundusstrateegia elluviimise eest. See, et me saame Põlvamaa ettevõtlusnädala raames rääkida, kuidas Rulo ennast turundab, tähendab, et ilmselt teeme me kellegi arvates veel midagi hästi. Rulo on missiooniettevõte. See tähendab, et meie eesmärk on teha ruloode tellimine lihtsaks ja kiireks. Enda rulood toodame me siin, Põlvamaal Savernas, aga läbi unikaalse e-poe jõuavad need inimesteni üle Eesti. Selle aasta lõpust on eesmärk siseneda ka Läti turule. Meie jaoks ei ole turundus lihtsalt internetis olev reklaambänner või kaubamajja viidud stend, vaid me võtame turunduse osana kõiki äriprotsessi etappe. See tähendab klienditeenindust, paigaldusteenust, tootepakendit, seda, kuidas me riides käime ja isegi maiustust, mille me ruloodega kliendile kaasa paneme. Teine oluline aspekt Rulo turunduse juures on see, et me kombineerime valdkonna eksperdile väärilist sisu meelelahutusega. Meie soovitus on mitte turunduses lähtuda sellest, mida te ise öelda tahate, vaid sellest, mida teie kliendid kuulata, vaadata või näha soovivad. Siinkohal muidugi tuleks kindlasti hoida meelelahutuslik sisu ja valdkondliku pädevuse näitamine tasakaalus. Kolmas oluline alustala, mille abil meie oleme enda edu saavutanud, on professionaalse meeskonna loomine. Kuigi ma vastutan ettevõtte turundusstrateegia elluviimise eest üksi, siis kokku on Rulo turundusega seotud 10 inimest. Kindlasti ei saa iga ettevõtte endale mitme tuhande euro suurust turunduse eelarvet eriti alustades lubada, aga tänapäevane turundus on sedavõrd kompleksne, et seda kõike üksi teha ei oleks võimalik isegi siis, kui sellega tegeleda terve olemasolev aeg. Turunduse tähtsust tänapäevases ettevõtluses armastame ilmestada näitega. Väga hästi turundav ettevõte saab hakkama isegi siis, kui nende toode või teenus on keskpärane või koguni halb. Küll aga ettevõte, kellel on väga hea toode või teenus, kuid ta ei oska seda turundada, läheb tõenäoliselt pankrotti.